Ühesõnaga, ma olen jälle Dubais. Aga kui nüüd päris aus olla, siis mulle tegelikult Eestis meeldib. Ma olen viimaste aastate jooksul saanud tänu oma tööle reisida nii Jaapanis. Ma ütlen ausalt, ma ei tahaks siia minna. Need järjekord lähevad ainult suuremaks ja suuremaks. Lõuna-Koreas, USAs, UKs, Mehhikos ja veel 10 riikides. Kõik need paigad on jätnud muidugi kustumatu mulje ja avardanud meeletult silmaringi, kuid siiski Eesti on oma tehnoloogilise arenguga neist kõikidest riikidest sammu ees. Näiteks saame me avada nii pangakonto kui firma kodust lahkumata. Samas eelnevalt nimetatud riikides tuleb selleks läbida korralik bürokraatia. Põnevaid punkte on muidugi veel, aga täna me neil pikemalt ei peatu. Aga üks suur viga Eestil siiski on. Siin on päris külm. Seega otsustasin peale tempokat aastat võtta veidi vabamalt ja põrutasingi pikemaks ajaks Dubaisse, puhkama, elama ja töötama. Möödunud aastanumber oli küllaltki edukas ja töine, seega keskkonna ja kliimavahetus kulub mulle marjaks ära. Tänasel päeval ei küsita Dubaisse reisimisel enam mitte ühtegi QR-koodiga dokumenti. Piisab vaid passist, mis kehtib veel vähemalt 6 kuud. Eesti riigi kodanikud saavad viisavabalt viibida Araabia Ühendemiraatides kuni 90 päeva. Tšau ja tere tulemast Dubaisse. Ilus hommik, 27 kraadi sooja. Praegusel hetkel, enne kui ma päevaga veel päris algust teen, käime läbi ühest kohvikust. Ma löön oma laptopi lahti, saadan mõned meilid, kinnitan paar eelarvet ära ja siis saab päevaga peale hakata. Mida me teeme? Mul on selline plaan, et ma proovin siin tänase päeva jooksul läbi käia mõned toredad kohad. Ja toredatest kohtadest rääkides, siis Dubais neid jagub. Siin on maailma kõrgeim hoone Burj Khalifa. Vaade on siit päris vinge. Maailma ainus 7-tärni hotell, kõrbes asuv suusakeskus koos lumelauamägedega, maailma suurimad ostukeskused. See keskus on lihtsalt ilmatuma suur ja selleks, et siin üldse liikuda, selleks on siin Dubai Malli enda GPS-rakendus. Ja palju muudki. Kuigi ma olen Dubais ise liigagi palju käinud, siis videopäevikut ma siin pidanud veel ei ole. Seega midagi uut ka mulle. Ja muuseas see piirkond, kus ma praegusel hetkel viibin, kannab nime Dubai Marina. Tegemist on sellise luksuslikuma piirkonnaga just elamurajooni mõttes. Kui veel mõned aastad tagasi olid siin üürikorterite hinnad üsna sellised taskukohased, siis täna alla 4000 euro sellist euroopalikku korterit enam siit ei leia. Põhjuseid, miks kinnisvaraturg Dubais on teinud viimaste aastate jooksul hüppelise tõusu, on peamiselt 2. Esiteks, hiljuti kogu maailma, kaasa arvatud Dubaid, räsinud pandeemia ning möödunud aastal Ukrainas alanud sõda. Just ebastabiilse riigikorra tõttu on näiteks Venemaalt plehku pannud 100 000 mehed ja naised. Oma koha on leidnud nad eksootilises Dubais. Ja nagu öeldakse, mida rohkem nõudlust, seda kallimaks muutub ka kinnisvaraturg. Lihtne ja loogiline. Aga piirkond ise on tõepoolest väga mõnus ja kaunis. Kõrghooned paiknevad idüllilise veekogu ääres. Tegemist on piltlikult öeldes 7-kilomeetrilise ringiga, mida ümbritsevad 100 kohvikud, restoranid, 10 poed ja kaubanduskeskused. Siin on selles mõttes üsna mõnus. Istud väljas, temperatuur küll on 27 peale kraadi, aga mis on eriti äge on see, et tegelikult siin varjus on väga inimlik tööd teha. Igal pool väliterassidel on ka tegelikult konditsioneerid, mis teevad õues olemise veelgi meeldivamaks. Nii et mina alustan oma päeva siinsamas Marina Volkis, kus minu paremal serval peaks asuma ka üks Donald Trumpi luksusjahtidest, milline see täpselt on, keegi ei tea.
pidi olema üsna hall, märkamatu ja tagasihoidlik, aga hea teadmine vähemalt seegi. Aga seniks, kuni mina tegelen kiireloomuliste tööasjadega, viskame siis korra pilgu peale Dubais valitsevatele karmimatele karistustele. Ühendemiraatide seaduste järgi võib surmanuhtlus ära teenida nii spioon, kodumareetija, mõrvar, abielurikkuja ja terrorirühmituste liige. Üldjuhul pööratakse surmanuhtlus eluaegseks vanglakaristuseks, kuid kui keegi ikka tõepoolest kõige suuremat karistust väärib, siis on valida 3 variandi vahel, kas nöör, püssirohi või kivirahe. Araabia Ühendemiraatides on ka terve rida kuritegusid, mille sooritaja võib teenida muljetavaldava hulga kepihoope. Kui moslem tarbib alkoholi, siis võib teda Ühendemiraatides karistada 80 heleda laksuga. Abielueelne seks võib vahelejäämise korral maksma minna 100 kepihoopi, aga tegelikult ei pea üldse muretsema. Need seadused ei kehti üldjuhul turistidele ja reaalsuses muutub Dubai iga päevaga aina vabamaks ja euroopalikumaks. Seega muretsemiseks pole põhjust. Ja selleks, et siin Dubais üldse liikuda, on mitu head võimalust. Ilmselt kõige lihtsam, kõige loogilisem ja kõige lahedam võimalus on sõita metrooga, sellepärast et isegi Ants Põlvast, kes vähegi inglise keelt oskab ja natukene haldab, saab sõitmisega hakkama. Metroo on maapealne, ei ole kuskil maa-aluseid, mitmekordseid tunneleid, risti-rästi sõdimist, vaid lihtsalt lähed sisse, sõidad kas ühte või teise suunda. Väga lihtne. Peab ütlema, et arvestades inimmassi, kes siit läbi käib, on tegu ikkagi väga puhta kohaga. Näiteks see hetk, kui ma siin ringi liigun mööda neid tunneleid, alati on näha üks töötaja, kes tuleb ja akna juures lapiga niiviisi puhastab. Ehk siis tegelikult alati vaadatakse, et oleks kõik läikiv, ilus ja puhas, sellepärast et puhtus on Dubais ikkagi number 1. Ja nii nagu ikka, on metrooga liiklemiseks tarvis metrookaarti. Selle saab hankida endale metroopeatusest ja 7 päeva ligipääs kõikidele liinidele maksab 110 dirhamit. I would like to recharge 7-day bus, all zones. Piiks ja rongid tulevad. الأبواب تغلق. Doors closing. Muuseas, ühes aastas käib Dubai metroost läbi 100 miljonit inimest ja veel huvitav fakt on see, et need 100 miljonit inimest transporditakse mööda Dubaid laiali nii, et metrool puudub juht ja see on siis see eriline asi, mis on viinud ka Dubai metroo Guinessi rekordite raamatusse aastal 2012. Kiire sõit metroorongiga tehtud, teen veel vahepeatuse ühe supermarketis, peale mida võtan suuna Dubai imedeaeda. Supermarketid on siin meeletult suured. Kui te olete Eestis käinud võib-olla Rocca al Mare Prismas, mis on päris suur, siis see on nagu next level. Ma tahaks näidata teile tegelikult puuviljade sellist osakonda. Eestil on palju siit õppida, ütlen ausalt. See, kui massiivne, organiseeritud ja ilus vaatepilt avaneb puu- ja juurviljade letis, on lihtsalt öeldes hämmastav. Klassikud ütleks selle peale, et ilus vaadata kohe. Aga nüüd hopsti taksosse ja sõit imede aeda võibki alata. Taksodega liiklemine on Dubais kõige lihtsam, soodsam ja turvalisem. Siin ei pea kartma seda, et taksojuht su paljaks röövib. Kõik on ametlikud taksod ja neid on kokku umbes 5000. Igas masinas on toimiv kaardimakse ja turvakaamera. Inglise keel on siin kõigil suus ning saab suurepäraselt hakkama. Muuseas, kui juhtub nii, et taksojuhil ei tööta taksomeeter või kaardimaksed ei toimi, siis on sõit tasuta. Pole küsimustki. Aga alati saab liigelda ka Uberiga, see on circa 30% kallim kui tavatakso. Tere tulemast Dubai kõrbe, täpsemalt siis imede aeda. Siin kutsutakse seda Miracle Gardeniks ja miks see nii on? Väga lihtne. See asub ilmatuma suure ala peal. 72 000 ruutmeetrit on kogu selle pargi pindala. Siin on üle 60 miljoni lille, 250 000 taime ja siin on üks väga suur lennuk,
mis on muuseas ka Guinessi rekordite raamatus. Ja nagu me teame, siis Dubais on alati kõige kõigem, kaasa arvatud siin pargis veekulu. Kui ma nüüd ise mõtlesin, et palju ühes ööpäevas võiks kogu selle pargi peale vett kokku kuluda, lillede kastmine, igasugused muud tarbefunktsioonid juurde, siis ma arvasin, et 200 000 liitrit, aga tegelikkus on see, et siia läheb 757 000 liitrit vett ühes ööpäevas kogu pargi ülalpidamiseks, aga õnneks on tegu siiski ümber töödeldud reoveega, nii et päris joogivett nad nende lillede toitmiseks ei kuluta. Ja rääkides lennukitest, siis minu paremal käel asub Emiratesi A380 ja tegemist on siis päris ehtsa lennukiga, mis on siia lilleaeda kohale toodud, küll sellise mööndusega, et mootorid on maha võetud, aga siin peal on 6 miljonit lille, ehk siis praktiliselt 6 Eestit on siia peale pandud ja huvitav fakt selle kohta veel see, et aastal 2015 on see lennuk jõudnud ka Guinessi rekordite raamatusse ja selle klausliga, et tegemist on lennukiga, kuhu peale on mahutatud kõige rohkem lilli terves maailmas ja see asub siin samas Dubais. Mis ma veel märkisin, väga huvitav on see, et selle lennuki peal on küll 6 miljonit lille, aga lilledest on moodustatud siis Araabia Ühendemiraatide lipumuster, mis on ka päris äge vaatamine, eriti just ülalt vaadates. See park on siis üsna suur, umbes 2 tundi kulub selle läbimiseks, aga arvutused väidetavalt on tehtud selliselt, et kui iga atraktsiooni eseme juures pilti teed, siis läheb 2 tundi. Aga selline kiirem tempo, nagu eestlased ikka, see on laias laastus tunnikene, saab kõik ilusti tehtud.